ega teil ei ole mõnda soojemat tekki, ma kardan, et mul hakkab öösel külm. Külm? No mulle hirmsasti ei meeldi, kui mul on öösel külm. Siin täna öösel hakkab teil külm. Meri, mis te olete ikka veel pahane meie poiste peale? Jumala pärast, ärge olge. Nad ei tahtnud teid solvata. Ega nad ei mõelnud seda halvasti, kui nad siia tulid. Mis te nüüd? No jumal hoidku, nad on ju kõik minu sõbrad, aga see metsik töö siin hotellis, see kohutav tempo, öö ega päeva vahet ei ole. See nad on teinudki niisuguseks, tooreks ja tahumatuks. Võtke siis endale veel üks tekk. Meri. Võtke. Muidu teil hakkab ju külm. Meri. Teil ei tule ka und? Tuleb küll, aga ma ei lase ligi. Ja ei toigi lasta. Öövalve, see on öövalve. Kui maaherra oli minu direktor, siis tema oli alati ise öövalves, aga majesteet laseb minul olla, ise magab. Majesteet magab ka praegu, teate? Kellega? Ei tea. Ma võin öelda. Ei huvita ka. Kui teid huvitab, ma võin öelda. Merriga muide. Mida te loete? See on üks. Õrn tuulehook silitas neiu kuumi palgeid. Täisko vaatas pilvede vahelt alla ning kahvatu valgus langes Elisabethi blondidele kiharatele. Herbert astus neiu juurde, haaras ta aprad värisevad sõrmed oma suurde veidi tulikuuma pihku. Elisabeth tundis, kuidas ta südarinnast tugevasti peksis. Millest see on? Armastusest? Jah. Noormehe erutusest kuivanud huuled riivasid tütarlapse ärevusest niiskunud huuli. Elisabeth lasi sellel tõrkumata sündida, siis haaras järsku Herbert neiu kui udu sule oma tugevatele kätele, tegi paar vaaruvat sammu ning langes siis oma kalli varandusega uimastavalt lõhnuvatesse heintesse. Väga huvitav. Ärge palun lõppu lugege. Neil sündis 12 poega ja kui nad ei ole surnud, elavad nad õnnelikult kuni tänase päevani. Mis see on? See maailmakirjandus ei ole vist, jah? Ei, ma niisama lugesin. Sellepärast, et see tüdruk on seal minu nimega. Teie nimi on ka Elisabeth? Jah. Väga ilus nimi. Minu nimi on tegelikult Liisi. Liisil pole ka viga. Liisi võib küll nimi olla. Teie? Mis mina? Kas te usute armastust? Kuidas usun? No, kas ta, ma mõtlen, et kas ta on olemas või ei ole? Muidugi on. Kuidas te nii rumalasti küsite? Ei, ma ei tahtnudki küsida, ma tahtsin teada, et kas armastus annab inimesele nii palju jõudu. Et võtab ta kohe sülle ja... No seda ka muidugi. Või nii nagu meie majesteedile. See oleks ju nii ilus, kui annaks. Jaa.
proovisite, kas teie saate ka ukse lahti? Ei, ma niisama, ma vaatasin, kas on ikka kinni. Nii et teie usute? Armastust. Jah. Usun. Painutades paremale kätte plaks, painutades vasakule kätte plaks, et uni saaks silmast ilusti ära. Ja nüüd teeme paigal kõndid 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Miks helineb? Kas Une-Mati ei lasknud sind lahti või? Une-Merri ei lasknud lahti. Une-Merri küünte ja hammastega hoidis kinni. Näita, kas on Une-Merri küüne jälgi ka näha. Hoit! Vihkan! No, mida sina siis nüüd jälle vihkad? Teie nüüridust, tuimust, juhmust, tundetust. Ma ütleksin ka, et tundeahtrust. Hakka sina ka oma jutuga nüüd veel. Kuule, kas sa oled täna vasaku jalaga tõusnud või? Ja, ka minul on raske öö selja taga. Ma mõtlesin palju ja mõnigi asi sai mulle selgeks. Kahjuks meil praegu aega ei ole. Me peame hakkama tööle, aga lõuna ajal maa ära. No, Kata meile üks korralik lõunalaud. mis laud? 7. Ei, minul pole aega. Mitte kellelgi ei ole aega. Võtame mehed aja maha. Mul on teile sõnum, mis on seda väärt. Vabalt, rivitult. Vabalt. Oota, mis see nüüd oli siis? Ei, no ma ei tea, sööme jälle kõhud täis ja... Ei, oota. Kui Marki räägib, siis peab ikka midagi muud olema. No mehed, miks te midagi ei räägi, noh. Kiike praadigi siis või midagi. Praad on normaalne. Mul on puhas pett. No. Sinepit ei ole. Sinepit. Kurat, sinepit ei ole, jah? Ja, Sinepit ei ole ju, noh. ma toon. Minule võib nüüd magusa tuua. Kohe toon. Sidesüsteem on sul küll maru hea odav. Mulle ka meeldib ja hea lihtne ja jääb hästi meelde ja... Kuule, mis 3 vilet on? 3 vilet. Härrased, ma paluksin... Mäletagi, mis see 3 vilet oli. Härrased, ma paluksin vaikust. Kuule, ma proovin pärast. Saabus vaikus. Räägi nüüd. Ma kutsusin teid täna sellepärast siia, et täna öösel, kui te kõik magasite, no ma vähemalt loodan, et te kõik magasite, külastas mind, kuidas seda nüüd täpsemalt öelda, kui just mitte inspiratsioon, siis mingisugune vaimne selgus. Mulle tuli mõte. Te ju teate, kuidas ma vihkan väliseid efekte, aga selle mõtte auks ma korraldasingi selle piduliku lõuna. Mis sa räägid ka midagi või ainult räägid? Ühesõnaga, härrased, me olime kõik sügaval eksiteel, kui me püüdsime Merrit niiviisi... Saate aru? Palun, No, teie sinep. aitäh, jah. Vaata, mis sa ütled, jah. Sellepärast ma ütlen teile. Ja see on minu sügav veendumus viimased 10 tundi. Meie ainus õige tee, mis viib meid sihile, on... Te olete seda sõna kindlasti varem ka juba kuulnud. Meie ainus õige tee on armastus. Armastus, mis mõttes? Noh, täiesti praktilises mõttes. Alates tänasest me mehed hakkame kõik tegelema praktilise armastusega. Umbes nii nagu majesteet. Täpselt nagu majesteet. Tulge palun, inimesed tahavad välja. Ei, praegu mina ei saa. Mine nüüd. Teie jutt jääb ilma minuta praegu lahja. Mine, tee lahti. Pärast tuled tagasi. Alati pean see mina olema. Mis sa mõtled selle praktilise armastuse all? Las majesteet tuleb tagasi, ma ei hakka mitu korda rääkima. Mõtled sa seda, et me peaksime ka niimoodi ära armuma kõik või? Mina ka või? Kui sa tahad sama vabalt sisse ja välja käia kui majesteet, siis sina ka. Majesteet lööb mu maha, kui mina ka meresse armun.
miks Merrisse? Kellesse siis? Ükskõik kellesse. nüüd on teine asi juba, siis kohe siis ei ole mingit. Palun. Nägemist, oi. tulge teiega välja. Kuhu välja? no lähme vaatame niisama. Ei, mina niisama ei saa. jumal, kas te ei taha hingata värsket õhku? Ei, no miks ma ei taha? noh, tulge siis. Lähme vaatame, kuidas kevad tuleb ja... Ma lähen parem vaatan, mis nad seal räägivad. Kes see kurat maal sul armastusest rääkis? Maal kurat tehti tööd, mis on kurat tööd. Keegi ei rääkinud. Kas sa üldse tead, mis on armastus? Kurat, ma ei tea, mis on armastus või? Mis ta on? No kurat, armastus on kurat. No ta ikka on... Seda ei saa seletada. No vot, ei saa seletada. Kui ta sul peal on, siis sa võid öelda küll, jah, mis tunne sul on. Aga kui peal ei ole, no proovi seletada. no pole viga, magister defineerib selle asja kohe. Magister on poisike. Ütle mulle, Marssal, kas sa oled üldse enda elus kordagi armastanud? Mina? Jah. Kurat, 150 000 korda. Ta ei mõtle seda praegu. Ta mõtleb seda suurt, mis tuleb üks kord. Seda suurt üks kord elus, seda on mul ka 100 korda olnud. Seda suurt ei tule sul 100 korda. Näh, poiss defineeriski ära. Armastus on see, mida ei ole 100 korda. Hea küll, no jah. No ka ei tule ju, eks. No, tuleb ikka. Küsime spetsialisti käest. Kuku, Mis spetsialisti? ütle, kas meesterahvas saab armastada elus 100 korda? Armastada? Jaa. No see oleneb, mida me armastuse all mõtleme. no kuule, praktilisest armastusest me pidime praegu ju rääkima. Ja, praktilisest. Aga magister on juures, saad sa rääkida praktikast? Oota nüüd, ma tegin nalja. Huumorimeelt ka inimesel ei ole. Niisuguste inimestega läheb armastuses väga raskeks. Ühesõnaga, mehed, armastusega või niisuguse vastu kellelgi põhimõtteliselt midagi ei ole. Ei no mis on siin vastu, kurat? No, muidugi mõte on nüüd õige, aga kuidas? Kuidas? Vot sellise samasuguse küsimuse esitasin ma ka endale. Ja vastus on väga lihtne. Kuidas? Armumise teel. Oota, mismoodi siis nüüd? Mis see tähendab, kas meie peame selle tunde nüüd kuidagi endal esile kutsuma? Täpselt muud moodi ei ole võimalik. Ei no jaa, muidu. Aga millal siis? Kohe või? Kohe. Tähendab, ma kohe ei saa, ma saaks homme võib-olla. Mida sa saaksid homme? No ma ütlen, mul kurat, ma saan homme tegeleda selle asjaga, armastuse värgiga või nii. No kuskil 3:30–4 vahel, ma varem ei saa, mul ei ole aega. Selge. Maahärra saab siis homme, jah? Ja teised saavad kohe? No peab saama, noh. Aga kellesse me üldse armume? Jaa. Kuule, see on õige. See on väga tähtis. Jaa, no eks me oma sekretäridesse peame arvama. kellesse ma armun, tead? Mul ennem oli see... Liisi. Vot Liisi, eks, aga nüüd on kurat Merri. Ma ei tea, mul on üldse sekretär või ei ole? No ma arvan, et me armume ikka nendest sekretäridesse, kes meil kogu aeg on olnud. No kuulge, asi... Me ei tee ju nalja praegu, eks ole? Me ei saa ju teha niimoodi, et sina nüüd hakka seda armastama või sina võta nüüd see ja hakka kohe seda armastama. Ma ikka saan seda hakata armastama, kes mulle natukene meeldibki. On ju nii? Aga kuule, kui kõik nüüd, eks ole, armastavad seda sinu sekretäri, keda sinagi armastad, sul selle vastu ei ole midagi? Absoluutselt. Mitte midagi ei ole mul selle vastu. Tarvis on lihtsalt kedagi hakata armastama. See ei ole tähtis üldse keda. Nii. Tähtis on lihtsalt, et me saaksime selle tunde kätte. Ja me kõik peame selle tunde kätte saama. Ja aga loomulikult. Täpselt. Ükskõik keda. Ükskõik keda. Peaasi, et meil see meeskonna vaim ära ei kaoks. Poisid, see on ohtlik värk. See tunne, kui me selle kätte saame, see on muidugi väga hea, aga kujutage ette, kui me kõik ühte heita armastame, see läheb jamaks, noh. See on ohtlik, noh. Tegelikult jaa. See on väga ohtlik piir, ma ütlen teile seda praegu kui julgeolekudirektor. Sest miks meil on hea klapp omavahel? Sellepärast, et me ei ole siiamaani oma sekretäridega jamanud. Aga ma ütlen, nii kui me hakkame jamama, siis läheb jamaks. Kuule, las pealik ütleb, kas igaüks võtab oma või võtab selle, kes tal meeldib? Jamaks läheb nii või teisiti. Jamaks läheb nii või teisiti.
tähendab, siis võtame loosi. Variant. Ja siis on kõigil võrdsed šanssid ja me ei sea ohtu oma tulevikku. Magister, kuhu magister, läks ära. Milord, sina võta loosimine enda peale. Vaadake, nüüd on sedasi, et Merit mina loosirattasse ei pane. Ja, ei tegelikult küll, jaa. Merri ja Majesteet on tõesti erijuhtum. No Majesteet on ilma Merritega erijuhtum. No Majesteedil on üldse praegu väga hea seis. Tal ei tule üldse praegu pingutada. Tal on lihtsalt vaja hoida taset. No kuule, Majesteedi taset on raske või nagu kurat meil armuda. Jäta Majesteet ja Merri loosiratast välja. Aitäh sulle. Kas küsimusi on veel? Ei noh, mis siin ikka küsida hakkame. Oota, magustoitrub ka juka veel. Ja mul oleks küll üks küsimus. Võib-olla ma olen selles küsimuses natukene vanamoodne, aga niisugune asi nagu vastu armastus. Kui me hakkame nüüd oma armastust nii massiliselt serveerima, siis me võiksime natukenegi vastu armastusest unistada. Sellepärast, et pelgalt ühepoolne ja ütleme meie puhul eriti subjektist väljapoole suunatud armastus mind isiklikult ei rahulda. Ei tea, kas see Eesti jääbki siin hallitsooni või? Ja tegelikult kurat, ameeriklane ka ikka kardab seda venelast. Ma ütlen teile, mehed, Saksamaa on Eesti ainukene sõber. Mina ütlen, Türgi ja Ukraina on Eesti loomulikult. Läti on väga hea sõber meil. Leedu on... Saad sa aru, nende kuuldes me oma armastusest mitte üks piuks. Aga mina Merriga. Sina oma Merriga võid teha mis tahes ja rääkida talle mis tahes, aga meie armastus on teistmoodi. Sa saad aru üldse või? Meie armastus on tegelikult natukene egoistlik. Just täpselt. Meie enda nimel, enda hüvanguks. Nii nagu sa, eks ole, ütlesid, subjektist sissepoole, väljapoole ja nii ja naa, nagu tahad. Ja vot see ongi õige armastuse. Ma rääkisin nii abstraktselt, ei saanud aru. Nad on kurat targemad kui arvama. Saate, mehed, pidage meeles, nende kuuldes mitte üht vihjet armastusele. Iseendas kasvatame selle tunde. Ja kui see meil õnnestub ja me saavutame selle tunde ja kui nad siis kavalad, nagu nad on, hakkavad seal vastu pressima, umbes, et meid ka nagu armastama. No, siis ma ei tea. No siis on jama. Siis on jama. Jama, jah. Niisugusele armastusele meie sõprus küll vastu ei pea. Ei pea ja me ei taha midagi lõhkuda. Me tahame lihtsalt siit välja saada. Kolm vilet, see tähendaski suu puhtaks. Mis need seal nii pidulikult? Eks vist on jälle mõni sünnipäev. Kellel? No niisama, kellelgi tuleb mingi uus idee. Neil on kohe pidu. Vabandust. Oi, teie loete entsüklopeediaid. Ikka. Mina mõtlesin, et need on teil kõik juba peas. Kõik ei ole veel. Eks teadus areneb omasoodu ja näiteks siin. Kuulge, mis te nüüd meile... Ärge jah, meile niisugust asja näidake. Ei, kuulake. Vanas enes on öeldud, et armastus on sügav kiindumustunne, andumus kellelegi või millelegi, mis võib küündida enese ohverduseni. Kuid uues enes. Mis juhtub? Palun. Armastus. Sügav, püsiv ja kõike haarav kiindumustunne teise sugupoole laiemas tähenduses teise inimese, mingi nähtuse või idee vastu. Enese ohverdusenigi küündiv andumus kellelegi või millelegi, näiteks tõe, vabaduse, kodumaa, ligimese armastus. No nii. Nii, et teie siis tegelete nüüd armastusega? Jah. Issand, kui huvitav. Ja kohe teooriaga ja... Ei, mitte ainult. No issand, kui huvitav. Ja mind huvitab see. Kas te panite tähele? Kui enne oli armastus
sügav kiindumustunne, siis nüüd on armastus sügav, püsiv ja kõike haarav kiindumustunne. no ja aga eks aeg on ju edasi ka läinud. Jaa. Aga siiski mind huvitab, kust kohast on äkki tulnud see püsivus, see kõike haaravus? Vaat nii. Peaasi, kui teda see enese ohverdus huvitama ei hakka. Oi, ära räägi. Oi mehed. Minu kere on küll nii täis, et me saame võib-olla teinekord teeme ka niiviisi pidulikumalt või mis? Kas või iga päev, peaasi, kui sul meile sõnum on. No nii, kumma armastuse juurde te siis jäite? Mis kumma? 2 armastust kehtib praegu. Siin punases on armastus sügav tunne. Siin mustas on armastus sügav, püsiv ja kõike haarav tunne. Nii et kumba me paneme? Must on uuem või? jah, see uuem on jah rohkem teaduse viimane sõna. Paneme siis musta järgi. Aga pidage siis meeles, et ta on ka püsiv ja kõike haarav tunne. Siin sees on nimed ja kohe hakkame loosima. Oota nüüd ära kiirusta nüüd. Kas kõik nimed on? No välja arvatud Majestet ja Merri. Aga kuna sina ise korraldasid loosimise, siis sina ei saa olla Fortuna. Kes siis? No näiteks... No Majestet võib olla erapoole. Majestet on kurat õige Eesti mees. kui te jah, nii kõvasti peale käite. Ei no mina võin ka olla tegelikult. Ei, sina ära tule. Ei noh. Miks te jokutate seal? Muidugi, tehke loosimine ära, saate kurat armastama hakata. Ma ütlesin, mina enne homset ei saa. Ja, võtame siis esimese paari. Ma võtan kohe välja. Vaatame, kes meil on siis esimene armastaja. Marki! Ise võtab. Ema Marta. Saatuse eest ei pääse. Ja esimene paar, Marki ja ema Marta ja teine paar. Marssal. Ja kellele kuulub Marssali süda? Millord. Ei saa olla. Miks ei saa? Miks? Marssal ja Milord. Oi, ei. Oot. Miks sa mehed ja naised ühte patta panid, Läks. Kurat, uus loosimine. Meelega. Ei, võtame kuni mõni sekund. Ei, kurat, uus loosimine ja Milord, kurat, ära selle kasti juures. Meelega pani. Ait! Kuna Milord ei saanud loosimisega hakkama, siis jääb nii valad paarid. Selge? Õige. Tegutsege, mehed. Kurat, nemad tulevad mind õpetama, mis asi on armastus. Tead, ma võin ise teile kõigile õppust jagada. Ütle mulle ühte asja. Ma tahtsin küsida, sul nagu värskem kogemus või nii, et... Mis kogemus? No ma mõtlen, et kui sa alles alustasid seda armumist, no Merrisse, ütle, kas sind huvitas ka, mis ta mõtleb või räägib või vaatasid sa ainult jalgu? Ei, no ikka jalgu ka, aga mitte ainult, vaid see võib olla üks ainus naeratus, üks ainus lause. Ma sellepärast küsin, et tead, mind ei huvita, mis asja nad räägivad, sellepärast mina olen praktiliselt kõik nende jutud juba ära kuulnud, aga nüüd, kus me otsustasime, et me paneme seda moodsamat varianti, seda kõike haaravat, see on ju hingeline vaimne pool ka, eks ole? No muidugi. Kurat, seda ma ja mis sa seda tahtsidki küsida? Aga see, et... Noh, mehekesed, kas kõhukesed täis? Sa ei näinudki või? Mida? Aga mitte ainult. Mis sul on? Midagi juba on. Tunned midagi või? Jaa. Tunned midagi sügavat? Ei, sügav ei ole. Mis see teine oli? Püsiv. Püsiv ka ei ole, aga tead, on natukene nagu kõike haaravat. Ma olen proovinud. Noh, oled ka armunud juba või? Ma siin niisama.
saaks natukenegi lahti. Saaks natukenegi. Ega see natukene ei aita. Kui ma saaks natukenegi. Sa enne ei saa. Sa pead olema ikka tõsiselt arvama. Saad sa aru, kui ma juba praegu selle tunde pealt saaksin natukenegi lahti, siis ma näeks, me oleme õigel teel, siis on mõtet edasi armuda, noh.